Nüüd lahkel lool on meil selline nii-öelda väike, ma ütleksin, carte blanche'i sarnane variatsioon, et Mait paneb sinna peale mõningad pildid ajaloost ja siis, kuna saalis on nagu mitu korda öeldud täna nii erinevaid siin kere- ja vormelisõitjaid, siis on meil Jüri Mutika, kes lahkel lool küsib mõningaid ka vahvaid küsimusi, et kuidas omal ajal mingi asi oli või kuidas teisiti oli. Et nüüd vaatame kohe, kui leiame selle õige nii-öelda mälupulga ülesse. Siin praegu arvuti veel üritab kuvada mingisugused vigasid. Aga nii kaua, kui otsime tehnikat, küsin siis hea endise kolleegi Tali Aksli käest, kes siin Uunoga nüüd kõrvuti istuvad. Nüüd sa oled, Aksel, siin ka pilte vaadanud ja näinud, et nii-öelda teie tehtud vormelid endiselt sõidavad, et mis tunne sul see mõte sees on, et näed, et kõik see, mis omal ajal tegite, mille välja mõtlesite, siis siiamaani liigub, et kuidas sul tundub see? Ülim hea tunne meenutada neid vanu aegu ja kus juures vanad vormelid, mis on juba oma 5-60 aastat vanad veel elus on ja oma teed jätkavad ringraja sõidul. No nii, igal juhul aitäh Akslile ja aitäh ka noortele, et seda asja teevad ja toimetavad. Lahkel lool lähen oma teise väga hea kolleegi juurde ja mulle just meeldis Toivo lause, et tõesti Obujamaa tänaval oli siuke pull olukord, et nii palju, kui noored te kujutate ette, kus praeguse hetkel on siis mingisugune nuudlisöögi koht seal on, eks ju. Ütleme rohkem keset linna ei saanud olla, kus Obujamaa tänav oli. Praegu on seal udupeened nii-öelda asjad, aga siin ma näen Tarmo Sulgerit, kes omal ajal oli. Ja seal tõesti oli niimoodi, et alustad sa, millal sa alustad, aga viimased ööd ja päevad kulusid ikka tegemiseks, nii nagu te kõik teate. Ja lahkel lool näen siin oma head veel kord kolleegi Henrit, kes nii-öelda ääremärkusena, seal oli veel selge asi, et kõik nende autoremondi nii-öelda 3. korruse härrasmehi kutsuti eelitavalt nii-öelda kuldkäppadeks. Ja mis ma tahan ütelda seda, et ka enda kohta paari sõnaga, et kui kunagi mind selle tehase direktoriks nii-öelda määrati või valiti või ma ei tea, mis iganes õige sõna oli, siis kui ma praegu piltidelt vaatan, oli üks kuradi tatnina küll, eks ju. Aga vaat selle tatninaga oli see huvitav asi, et kui sul süda on õige koha peal ja käed ka õige koha peal, siis ma tahan tänudeks ütelda, et kõik need vanemad härrasmehed, kes siis võiksid mulle olla nii-öelda isa eest, võtsid mind siiski omaks. Ja mis ma tahan ütelda seda, et ükskõik kui kriitiline see olukord ka teinekord ei olnud, mida võib-olla iga teine töötaja oleks viisakalt öelnud, et Meelist käib põrgu, kell on 5, ma lähen minema ja that's it. Siis need samad härrasmehed, kellega me siin täna olen ka küsitlenud, siis ütlesid, et ei ole probleemi. Kui võidusõidu jaoks on vaja, teeme ära ja tehti. Ja mis oli veel vahva asi, kumb oli see siis Henri või oli see Aksel, kui vaata tavaliselt te teate, et tuleb teha nii-öelda mingit vidinat mitu toorikut, et äkki läheb külg, äkki ei lähe. Siis nende meeste puhul seda üldiselt ei olnud. Kui nemad olid mingi asja valmis teinud, siis sa võisid selle külge panna ja sisuliselt riias vormeli välja lükata, sest see asi töötas ja ideaalselt töötas. Aga Henri muuseas on selles mõttes tore töökaaslane, kes omal ajal tegi ka, kui te mäletate, oli need Estoniate sari, aga siis Henri tegelikult tegi, vaata siin hästi võib-olla see kõlab ja kajab, aga Henri oli see härrasmees, kes tegi endal veel esimese vormeli ja Jüri seda vist kutsuti Potskaks või kuidas tal see oli nii-öelda? Potska jah, et Henri see esimene vormel, muuseas minu andmete põhjal, ma ei tea, kas see täna vastab tõele või mitte, on ju selle kuke käes seal Varbolas just. Et igal juhul Henrile ka südamest tervist ja jõudu, et siiralt hea meel on näha, et te täna saite siia tulla. Aga ma annaks edasi siis nüüd mikri Jürile ja nüüd ongi taustaks autoremondi ja veel kord, et me ei jää täna ainult mitte vormelisse, et siin kindlasti küsime aga keremehi ja ma annan mikri lahkel lool nüüd Jürile edasi.